minu ema vanemad tulivad siia 1908. aastal. Tulivad rongiga Marinski ja siis sealt ostivad hobuse ja sõitsevad Vambula. No vanaisa oli mul Tistler või Krasnoderevšik, väga tubli või niisugune. Tema töötas mõisnikule ja sellepärast pidas töötama, tööpäevad olid kole pikad, pidas töötama valgusest kuni või koidust kuni või kuidas öeldakse, hommikust õhtuni, mitte üksinda nii kaua, kui oli valge päev või kuidas öeldakse, svetovoi dень. Ja sellepärast muidugi see oli raske, pere oli juba suur ja siis teenistus oli ka ikkagi väikene. No oli puudused olivad ja siis sellepärast sõitsevad ära. Aga siin anti ju maad ja siin võib pidada loomi, maad nii palju, kui sa tahad. Suurem mööbilist tõivad ainult ühe laua ja mõne tooli, aseme ja suur kirst või see sunduk, niisugune oli. Ja vanaema rääkis mitmel korral, et vanaisa tehtud oli neil kapp, riidekapp, et see oli nii ära paljeeritud tal tehtud, et ma nägin oma nägu seal nagu peili, et ma lihtsalt nutsin, et mul on sellest kapist nii kahju, aga vanaisa ütles, et me läheme Siberi. Seal on Siberi kask, ma teen see on palju parem, ma teen ilusama mööbli, kui siin on. Aga ütles, ega siin ei olnud enam aega teha. No enne oli tarvis maja ehitada, pärast oli paljudele teistele aidata tarvis. Vanaisa oli väga tubli mees, ta ehitas kohe esimesel aastal maja. Mõned elasivad maa sesonnides. Aga ütlesid naabrid, kes tegivad väiksed saunakesed või kuda enne, ütles, et sul on nagu mõisamaja. No, muidugi ta oli tubli mees. Ja. Vambula küla enne oli ilus ja suur küla, aga nüüd on ta muidugi väikseks jäänud, aga mina lõpetasin, seal enne oli allkool, pärast oli 7-klassine, mina lõpetasin seal 7 klassi ja siis läksin edasi Serjanski. See on meilt 30 kilomeetrit või 32, seal lõpetasin keskkooli. Vambula küla oli niimoodi tore küla, maa poolest seal on palju orgusi ja niimoodi. Alguses olivad ainult eestlased seal, aga pärast siis oli ikka juba venelasi. Vahest oli mõne õpetaja venelane või seal oli meil see Meierei või Savud või seal olid meistrid või need olid venelased. Ja juba arstid olivad, suured arstid, feltšerid või niimoodi ja venelased. No ja siis ikka mõni traktorist või kompanjor või keegi tulivad ka venelasi. Kuskilt nad ikka tulivad ja juba keegi abiellusivad ja siis jälle saivad kuidagi tuttavaks ja tuli rahvast juurde venelasi. Aga suurem jäi ikka eestlased. Eestimaa on minu vanemate kodumaa või kuda ütelda. Ja. Eestimaa on mulle muidugi kallim kui keegi muu. Ainult, väga. Ja mulle meeldib isegi Eestimaa. Kui ma oleks millegi sinna läinud, ega ma ei oleks vist kahetsenud. Mind kutsuti sinna täditütar mul ministeeriumis, hariduse ministeeriumis töötas, aga ei, ma ei läinud, vennad olid mul siin ja nemad ei oleks ilmaski ära läinud. Neil olid nagu venelased abikaasad ja nemad ei oleks läinud sellepärast. Aga niimoodi mulle ei meeldi ainult, kui ennemalt oli Eestimaa, oli ühine meiega, kui oli nõukogu valitsus, aga nüüd on igal pool on oma valitsus ja see Eesti poliitika, nemad on venelaste vasta, nemad loevad meid või venelasi okupantideks, meie vanemad ja meie vennad, isad, vanaisad ja kõik andsivad oma elu selle eest, et päästa neid, vabastada neid fašismist, aga nemad loevad neid okupantideks.
ja neid ka, kes sealgi elavad ja kes olivad sõjas, need on okupandid. Meil on veteraanid, meie neid šestvom, kuda ütelda, austame ja. Aga seal on teistmoodi. Seal, ma ei tea, miks nad on nii rikki läinud või kes on seal süüdi. Ega meie riigis on ka vigasi, mis seda rääkida. Aga ega siis kõik ei saa korda, aga seal on ju. Nemad loevad Ameerika diaks, aga ei tea, mis nad sest näevad või tahavad sest saada. Mina räägin seda, et nõukogu valitsus oli. Ma ei kaada seda ütelda, see oli valitsus, mina kasvasin nõukogu valitsuse aeg, mina sündisin ja sain hariduse. Keegi mu käest raha ei võt, ei ühegi eksami eest, ei ühegi millegi eest, kõik oli vaba. Maksis veel stipendiad ja selle stipendiaga võis ära elada.